Margus, tulite natuke aega tagasi oma tiimiga merelt. Kuidas täna sõit läks? Vastab tõele ja meie nagu selliseks sloganiks on olla alati nagu stardiliini või finišiliini ja konkurente vahel esimesena, siis täna see päris ei õnnestunud. Aga kuna me jälgime Toyota alustalasid, siis me teeme väikse Kenji Genbutsu ja Kaiseni ja oleme tagasi jalgadel homme juba. Väga hea. Lean-metoodika töötab? Töötab absoluutselt. Väga hea. Kui siin sadamas ringi käia, siis mulle küll on aeg-ajalt tundunud, et Toyota on purjetajate hulgas just kõige soositum bränd. Kas mingisugune statistika kinnitab seda või vähemasti sinu tunnetus? Statistika ei kinnita, tunnetus kindlasti ja tegelikult Toyota on ju tunnustatud ja bränd number 1 üle Eesti, et miks ei peaks purjetajad samad brändi eelistama, loomulikult. Ja üks asi on veel huvitav, sa oled ise Toyota brändi juht, sellepärast on hea sinu käest küsida, et mispärast on niimoodi, et nii maal kui merel on Amserv ikka üks ja sama logo, üks ja sama nimi. Võib-olla tagasi jälle siin ongi tegelikult Toyota juurde minnes, et tegelikult Toyota siuksed alustalad on Toyota Way ja seal üks osa on tegelikult oluline on ühiskonnale tagasiandmine. Ja Amser on võtnud endal selle rolli, et anda ühiskonda tagasi läbi kultuuri, kus tegelikult me toetame paljusid kultuuriasutsi, Kirsikstordil Rahvusooper Estonia, mille üle me oleme väga uhked. Aga tegelikult üle 10 aasta oleme me panustanud purjetamisse. Ja tegelikult üks asi on see avamere purjetamine, Amservi jaht, aga tegelikult palju olulisem meie jaoks ja süda tuksub tegelikult on noorpurjetajate järgi. Ehk et tegelikult me anname jõudu nii maal kui merel erinevatele purjespordikoolidele, kellele me pakume liikumisvabadust läbi autode ja sellega tahame hoida inimesi liikuvuses. Et loomulikult me loodame, et mõni neist jõuab tippurjetamisse, mõni neist jõuab olümpiamedalini ja mõned jõuavad avamere purjetamisse. Aga oluline, et nad oleks nagu jätkuvalt kuidagi spordis sees ja tegutseksid, et me seda vabadust tahame neile pakkuda. Kas need noored purjetajad, kes Amservilt tuge saavad, on ainult Tallinnas või on ka mujal? Ei, need on üle Eesti. Et tänaseks on meil tegelikult kõige pikem koostöö ongi meil üldse Pärnu jahtklubi ja purjespordikooliga, siis loomulikult siin Kodusadamas Kalev jahtklubi ja purjespordikool, lisaks on meil veel Hara, lisaks on meil Hiiumaal Taago ja Saaremaa Merispordi Selts, nii et tegelikult kogu Eesti, et oleme vaikselt nagu oma ütleme õla neile kõigile alla pand ja kui võib-olla muidu räägitakse hästi palju ärimaailmas, et sponsorlus või toetamine, siis tegelikult nendega on meil juba siuke sõprus ja mõnus olemine ja sellepärast me olemegi seda aastate pikkuselt teinud. Ja see aasta lisandus ju läbi Purjetamisliidu veel tegelikult Noored talendid olümpiale programm, kus me oleme ka väga suurelt osaline ja soovime, et ikkagi meie tipud jõuaks ikka sinna olümpiamedalini taaskord, et Tõnistate medalist on juba mõnda aega möödas, et miks mitte haarata taas ükskord. Tead, see teema on vist olnud nende võistluste ajal ikka päris palju juba kõneaineks. Nii et ma usun, et sinna jõuame üsna varsti ikkagi. Ma kujutan ette, et see noorte purjetajate toetamine sellisel kombel siis kasvatab justkui kogukonna, millega siis sulandadagi kokku see sama Toyota Way ja see on teie jaoks tervik. Ja kindlasti ja me tegelikult ikkagi vaatame oma väärtustes ja põhimõttes, et kuhu me selle panuse paneme, et on ju paljud ettevõtted, kes toetavad võib-olla väga suurt ampluaad. Meie võtsime ühe selle ja keskendusime sportimisele ja just purjetamise ja purjespordile. Ja mis on ju äge tegelikult, et ükskõik millisesse Eesti sadamasse sa astud, siis purjetajad alati tulevad. Tere, see viisakus asi. Ehk et seal on mingi siuke X-faktor, mis need treenerid annavad, et alati iga kord, kui ma kuskil võistlustel olen, siis ma teen kõigile treeneritele sügava kummardus, et täna hommikul oli siin Kalev jahtklubi tegelikult läks välja treenima. Need juntsud lähevad esimest korda paati, nad ei saa aru, kust puhub tuul, mis peab tegema rooliga ja tegelikult nende treenerite julgus see laps selle vee peale lasta on ka karmimaid ilmasid. Täna meil on siin päiksepaistel ilm ja tegelikult siis lasta nad sinna merele ja seiklema ja tegelikult kui vaatab, mismoodi neist sirguvad, ei ole mingi saladus, olen ka ise 2 lapse vanem, kes mõlemad on purjetajad ja tegelikult ma näen, mismoodi väikestest on kasvanud suured inimesed ja neil on nagu väärtused paigas ja ma arvan, et see mõnes mõttes see, et purjetamine on individuaalsport ja sul ei ole vahetusmeest pingilt tulemas, ehk et kui sa lähed sinna merele, sa pead ka merelt tagasi tulema, ükskõik mis olud on ja Eestis me teame, et suve on meil ainult 3 kuud, vahest 1 nädal ja ilmad on karmid, nii et sealt kuidagi antakse neile mingi siuke X-faktor kaasa, mis tegelikult teeb neist tugevad ja ma arvan, et tulevikus ükskõik mis eriala nad valivad, ega kõigist ei saa profisportlasi ja me ju seda ei eeldagi, aga ma arvan, et nad ükskõik mis valdkonnas töötades on väga tugevad ja omavad nagu väga häid väärtusi. Purjesport on selles mõttes hästi demokraatlik sport, eks ole.
et sa saad seda teha ka kõrge vanuseni. Absoluutselt. Ma saan aru, et sa oled lapsevanemana olnud nagu väga hea eeskuju ja toonud purjetamisele juurde. Amservi töötajad, kuivõrd nemad üldse laiemalt purjetamisega tegelevad? Me ikkagi nagu seda kajastame pidevalt ja tegelikult me oleme selgitanud, miks me selle ala oleme valinud, nii et noh, siingi nüüd eelnevad päevad ORC MM-il tegelikult on ju käinud kliendid, meie oma töötajad on käinud merel meie jahiga vaatamas meie võistlusi ja tegelikult elavad vägevalt kaasa, sellepärast et hästi paljude inimeste jaoks täna on ikkagi purjetamine midagi sihukest kauget. Ollakse nähtud, et jah, ägedad purjed, ma tean, et mul küsiti, et miks järsku kõik purjed on nüüd järsku merel muutunud mustaks, et kas need on kuidagi edevamad, et tegelikult ja nüüd, kui nad nägid siin meie oma töötajad neid ORC karme starte, mis siin toimuvad väga tihedas konkurentsis, siis noh, neil oli nagu nii palju küsimusi, nad ei kujutanud üldse ette, et miks seda pasunat lastakse, mis tähendab 5 minuti signaal, mis 1 minuti signaal ja kuidas siis kõik sinna rünnakule lähevad ja peamine, et tegelikult nad olid starti vaatamas, kui mindi ju ligi 30-tunnisele offshore sõidule, siis ta küsis, et kuhu teil kõigil nii kiire ja miks need sekundid nii tähtsad on, kui te 30 tundi veel purjetate, aga tegelikult protokollis on iga sekund oluline, nii et... Kas sa purjetamisest ja mere arusaamadest võtad midagi ka kontorisse kaasa? No umbes niimoodi, et minut enne tööpäeva algust pannakse papa üles. Ei, päris seda ei ole, aga mille ma kindlasti nagu kaasa võtan ja hästi palju kasutan on meeskonnatöö. Olles ise avamere jahi peal, siis seal tegelikult jah, kapten teeb need otsused. Aga tegelikult ilma meeskonna ideaalse tööta, koostööta, üksteise aru saamata headel ja halbadel hetkedel ei oleks võimalik koos purjetada. Nii et see on kindlasti asi, mille ma võtan kaasa, jah, ütleme, et ja see on ka jälle taaskord üks toetav alustalasid. Respect for people, et tegelikult sihuke inimeste vastu austus ja üksteise mõistmine, et ega seal merel ka tuleb erinevaid hetki ette ja seal tuleb üksteist toetada ja abiks olla. Aga siis edu ja jõudu Amservile ja purjetame edasi. Jaa, absoluutselt. Nii maal kui meile. Amserv on alati olemas. Aitäh! Teeme nii. Aitäh!